Ja siis hakkas asi imelikuks muutuma. 20 miljoni dollari suuruse hushmoniga sai kogu olukord kenasti vaiba alla pühitud. Aga tähelepanu tuli ja rohkem, kui ta oleks osanud oodata. Tähelepanu! Antud videos käsitleme ebamugavaid teemasid, mis võivad vajada vanemlikku selgitust. Vaadake omal vastutusel. Jah, Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs või nüüd paremini tuntud kui mees, keda süüdistatakse vägistamises, inimkaubanduses, uimastamises ja muudes huvitavates asjades. Räppar Diddyt süüdistatakse hetkel kohtus sellepärast, et ta korraldas sekspidusid, kus ta söötis oma naisele sisse uimasteid ja lasi sekstöötajatel teda vägistada. Mitmel mehel järjest. Samal ajal istus Diddy ise nurgas, masturbeeris ja filmis seda. See kõik kestis ligi 10 aastat, kuni lõpuks on piisavalt inimesi julguse leidnud, et Diddy vastu tunnistada. Kes ta on ja mis temast edasi saab, sellest täna räägimegi. P. Diddyst oleks võinud saada järjekordne miljardär, kes teeb mingi veidra brändi ja elab rahus oma villas. Aga ei. Kohe räägime sellest, milliseid eluvalikuid see mees on teinud ja kuhu ta on sellega jõudnud. Spoiler alert, trellide taha. Aga alustame algusest. Kes see vend üldse on? Sean Diddy Combs alustas oma karjääri 90-ndatel, kui ta sai praktikandiks Uptown Recordsis ja aitas produtseerida muusikat. Peale seda, kui ta sealt lahti lasti, tegi Diddy omaenda plaadifirma Bad Boy. Oota, miks ta lahti lasti? Väidetavalt, sest ta tegi oraalseksi teisele mehele nende kontoris. Ma ei judge, ma vahendan infot lihtsalt. Pärast seda oli Diddy karjäär tõusuteel. Ta oli räppar, manager, produtsent, disainer, näitleja ja ärimees. Oma tipphetkedel pani ta tasku 3 Grammit, 3 BET ja 2 MTV auhinda. Tundub, et ta tegi kõike, aga sellest kõigest ei piisanud. Diddy on teiste kuulsuste seast tuntud kui peomees. Ta hakkas korraldama white partisid aastast 1998. Need peod toimusid ta kodus või mõnes muus uhkes villas. Aga mida tähendab üldse white party, kes sinna kutsutud oli ja mida seal tehti? White party sai oma nime läbi selle, et kõik pidid olema valges riietuses. Miks? Sest see pidi ühendama inimesi, et kõik oleks samal levelil. Suurematele pidudele olid kutsutud kõik staarid. Ja kui ma ütlen kõik, ma mõtlen kõik. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Justin Bieber, Usher, Beyoncé, Kanye West, Donald Trumpi tütar? Okei, ja Riia, ta korraldas pidusid. Miks ei või täiskasvanud inimesed pidutseda? Aastaid need peod olid lihtsalt võimsad peod. Ja siis hakkas asi imelikuks muutuma. Solvangud ja üldine midagi on siin valesti vibe. Wow, okay, I've got a lot I can't tell. So, can't tell that one either. Hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Kuigi kõik said aru, et midagi veidrat nendel pidudel toimus, jäi see teema lihtsalt õhku. Aga jätame korraks need peod sinna paika. Võite ise mõelda, mis seal tehti ja pärast vaatame, kas panite täppi või ei. 2023 novembris ilmus Diddy postkasti kohtukutse, mis keeras tema elu pea peale. Kohtusse kaibamine oli Cassie Ventura poolt, kes oli Diddy elukaaslane aastatel 2007 kuni 2018. Ta süüdistas Diddyt lähisuhte vägivallas, prostitutsiooni vahendamises ja Cassie uimastamises. Kusjuures Diddy ei olnud ainult füüsiliselt vägivaldne, ta kontrollis igat aspekti Cassie elus. Rahaasju, meditsiinilisi dokumente ja ka Cassie õigus teha, mida ta tahtis. Cassie väidab, et Diddy sundis teda seksuaalvahekordadesse võõraste meestega, et seda pealt vaadata ja filmida. Diddy söötis Cassiele sisse erinevaid narkootikume ja kasutas pärast narkoimas Cassiet seksuaalselt ära. See juhtum lõi inimesed pahviks. Kõik rääkisid sellest, uudised, TikTok, isegi ajalehed.
aga mis tegi selle juhtumi kahtlaseks on see, et 24 tunniga oli kõik lahendatud. Tundub, et rahaga saab osta kõike. Didil oli vaja, et see asi ei viiks pika istumiseni. $20 miljoni suuruse hush-money'ga sai kogu olukord kenasti vaiba alla pühitud ja unustatud. Didi advokaadid tegid kõik endast oleneva, et juhtumit teha väiksemaks, kui see päriselt oli. Lihtsalt, et me kõik oleks samal lehel. Otsus, et kohtuasi lõpetada, eriti aastal 2023, ei tähenda, et Didi tunnistaks ennast süüdi. Kogu olukord tekitas inimestele küsimusi. Miks sa peaks maksma miljoneid, kui sinu vastu esitatud süüdistus on vale? Miks mitte vastu vaielda, eriti kui sa oled miljardär, kellel on parimate advokaatide armee? Tegelt, sellel on lihtne põhjus. Kui asi oleks edasi uurimisse läinud, oleks ta pidanud ka esitama endapoolsed tõendid, et ta ei teinud neid asju. See tähendab, et ta oleks pidanud uurijatele üle andma telefonid, omavahelised sõnumid, arvutid ja ilmselt ka galerii. Loomulikult ei tahtnud ta tekkinud olukorrale veel rohkem tähelepanu. Brändidiilidele ei tule reeglina kasuks, kui kõik räägivad, et sa oled sarivägistaja. Aga tähelepanu tuli ja rohkem, kui ta oleks osanud oodata. Cassie sai vaigistatud sümboolse summa eest. Aga kõigest päevi hiljem olid tal juba uued kohtukutsed teistelt inimestelt, kes leidsid tänu Cassile julguse rääkida. Töötajad, assistendid, turvamehed, sõbrad ja pidudel käinud külalised hakkasid nii anonüümselt kui ka oma näoga uudisiportaalidele infot jagama, et mis nendel pidudel siis päriselt toimus. Esiteks pidid kõik külalised enne peole sisseastumist oma telefonid ära andma ja alla kirjutama konfidentsiaalsuslepingule, et kõik, mis juhtub Didi peol, jääb Didi peole. Ja see, mis seal päriselt juhtus, on lihtsalt rõve. Alaealiste modellide ärakasutamine, ilma nõusolekuta külaliste uimastamine ja nende luku taga hoidmine. You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. Salaja seksaktide filmimine ja üleüldine atmosfäär, kus vägistamine on tavaline ja ei ütlemine ei ole valik. Koostööpartner ja sõber Rodney Jones süüdistas Didit seksuaalses ahistamises. Didi üritas väidetavalt Rodneyt harjutada homoseksuaalseks käitumiseks ja katsus teda pidevalt. Teise süüdistuse kohaselt pani Didi ka Rodneyle joogi sisse midagi, sest Rodney ärkas hiljem paljana sekstöötaja kõrval teadmata, mis juhtus. Kõik, millest Didit süüdistati, oli tõsi. Pärast süüdistusi otsiti Didi villa läbi ja sealt leiti tundmatud aineid, nöörid, seksmänguasjad, relvad, naiste sekspesu, kõvakettad, mille peal oli materjal väljapressimiseks ja loomulikult meemiks saanud 1000 pudelit beebiõli. See asi on hetkel kohtus ja tunnistajate nimekiri on pikk. Cassie, ex-assistent George, räppar Kid Cudi, Didi tuttavad, föderaalagendid ja endised töötajad, kes nägid, kuidas Cassiet peksti, mis nendel pidudel toimus ja nad kõik räägivad, kuidas Didi on igaühte neist väärkohelnud. Võib-olla jäi teile silma, mis kuradi pärast on tunnistajaks räppar Kid Cudi. Kas ta käis ka pidudel? Ei. Cassie ja Kid Cudi vahel oli natuke romanssi Cassie ja Didi suhte ajal. Ja mida tegi armukade Didi? Murdis Kid Cudi koju sisse ja tegi kõik tema pere jõulukingitused paberitest lahti. Merry Christmas, you filthy animal. Igatahes, siin on kõik, mida me hetkel 9 päeva kestnud istungitest teame. 13–16 mai. Cassie annab ütlusi samade asjude kohta nagu 2023 hagil. Füüsiline vägivald, sunnitud osalus vahekordades, seksivideote lekkimise ähvardused ja nii edasi. Cassie Ventura endine parim sõber Kerry Morgan tunnistas, kuidas Didi kägistas teda, et too üles tunnistaks, kas Cassie petab teda. 17 mai.
meeseskord Daniel Phillips tunnistas, kuidas Diddy palkas ta Cassit beebiõliga kokku määrima ja temaga seksuaalvahekorras olema, samal ajal kui Diddy istus, vaatas ja masturbeeris selle peale. Diddy palkas teda korduvalt ja seetõttu sattus Phillips peale ka nendele juhtumitele, kus Diddy Cassit peksis või ähvardas. 19. mai. Don Richard tunnistab, kuidas ta nägi Diddyt ründamas Cassit panniga, sest tal polnud hommikusööki. 20–21. mai. Endine assistent George Kaplan andis Diddy vastu ütlusi, et tema on isiklikult ette valmistanud tubasid Diddy tegevusteks. Ta pidi toad täitma beebiõli, alkoholi, narkootikumide ja muude asjadega, mida parasjagu vaja võis minna. Kaplan paljastas ka selle, et ta pidi neid tube hiljem koristama ja viskas ära tundmatud aineid, et hoida Diddy nimi puhtana. 22. mai. Kid Cudi on endiselt vihane oma kinkide pärast. Pluss tuli välja, et tema Porsche lasti õhku pärast seda, kui ta Cassiga suhtles ja Cudi on üsna kindel, et see on Diddy kätetöö. 23. mai. Föderaalagent Gerard Cannon andis tunnistuse Diddy kodu läbi otsimise kohta. Mis sealt leiti, te juba teate. Diddy ja tema tiimi ainuke argument on seni olnud, et kõik, mis kunagi üldse toimus, oli konsensuslik. Ja ainuke põhjus, miks Diddyt ässitatakse, on selleks, et talt raha saada. Diddy poolt ei räägi ka tema villast leitud kaamerad ja kõvakettad, kuhu olid kõik kuriteod linti võetud. Kohturuumis on ka Diddy perekond, näiteks ta ema ja lapsed. Nad on kommenteerinud, et nad ei suutnud tõendite jaoks esitatud videosid vaadata. Nii et mis nüüd? Föderaalne uurimine endiselt käib. Diss-trackid ja mõnitamised vohavad. Diddy juuksed on läinud halliks, sellepärast et vahi all juukseid värvida ei saa. Ta ei ole vangi pandud. Veel. Diddy on olnud väga vaikne ning ei näita oma nägu avalikes kohtades ja teeb vahel postitusi jumalast. Had asked God for his mercy and grace. I'm so sorry. Jumal võib olla kõikvõimas, aga vast isegi tema ei suudaks antud olukorda lahendada. Igatahes, õiglus võtab aega ja karma liigub vaikuses. See lugu ei ole veel läbi, nii et meil jääb üle vaid silma peal hoida.